Sa räägid palju oma tundest, et tahtsid süüdi mõistvat otsust. Kas pole nii? Ma nõustun, et see on raamatus öeldud. Ja osaliselt on see sellepärast, et ma arvan, et see oli süüdimõistev otsus. Kiired uudised Lõuna-Carolinast. Alec Murdoch, juristide dünastia privilegeeritud poeg, saab uue kohtuprotsessi, mis põhineb suuresti ühe naise, endise Colletoni maakonna kohtusekretäri Becky Hilli tegevusel. Te just kuulsite teda. Ma räägin teile kõigist viimastest üksikasjadest. Mina olen Angela Levy ja see on Crime Fix. Alec Murdoch, häbistatud Lõuna-Carolina advokaat, mõisteti kunagi süüdi oma naise Maggie ja poja Pauli mõrvas. Tate, ta on kandnud 2 eluaegset vanglakaristust, kuid täna on kõik muutunud. Lõuna-Carolina ülemkohus on just teinud lahendi, millega tühistatakse Murdochi süüdimõistmine ja saadetakse asi uueks kohtuprotsessiks tagasi madalama astme kohtusse. Lubage mul lugeda teile otse sellest lahendist, mille me just kätte saime, sest see sõnastus on erakordne. Seal on kirjas 6 nädala jooksul 2023. Aasta alguses olid kogu riigi pilgud suunatud Colletoni maakonda, kus osariik süüdistas kurikuulsat endist advokaati Richard Alexander Murdochit oma naise Maggie ja poja Pauli mõrvades. Nii osariik kui ka Murdochi kaitse esitasid oma seisukohad vandekohtule oskuslikult, samal ajal kui esimese astme kohus juhtis seda keerulist ja suure tähelepanuga asja meisterlikult. Kuid nende pingutused olid asjata, sest Colletoni maakonna kohtusekretär Rebecca Hill sekkus õiguse mõistmisse, võttes Murdochilt õiguse õiglasele kohtuprotsessile erapooletu vandekohtu ees. See on otse Lõuna-Carolina ülemkohtult ja see lahend on üksmeelne. Kohus leidis selles lahendis, et Colletoni maakonna kohtusekretär Becky Hill, naine, kes selles kohtuasjas süüdimõistva otsuse ette luges, tegi vandekohtunikele sobimatuid avaldusi. Ta ütles neile, et nad jälgiksid tema kehakeelt ja hoiatas, et nad ei laseks end Alec Murdochi kaitsel petta. Kõik sellepärast, et kohus ütles, et ta soovis süüdimõistvat otsust, et müüa rohkem eksemplaare raamatust, mida ta kirjutas. Kohtunikud kirjutasid, et Hill ründas räigelt Murdochi usaldusväärsust ja tema kaitset, tekitades sellega erapoolikuse eelduse, mida osariik ei suutnud ümber lükata. Hilli šokeeriv vandekohtu mõjutamine toimus väljaspool silmapaistva kohtuniku ning osariigi ja kaitses suurepäraselt pädevate ja professionaalsete advokaatide teadmist ja kohalolekut. Seetõttu oleme sunnitud tühistama kohtujärgse kohtuotsuse Murdochi taotluse tagasilükkamise kohta ja saatma asja tagasi uueks kohtuprotsessiks, kooskõlas käesoleva lahendiga. Pea meeles, keegi ei teadnud sellest tol ajal midagi, ei kohtunik, prokurörid ega kaitse. Ei, see kõik tuli välja alles pärast kohtuprotsessi. Ja Becky Hill tunnistas hiljem end süüdi kohtuprotsessiga seotud kuritegudes, sealhulgas ametialases väärkäitumises ja valevandes. Ta ei kandnud vanglakaristust, kuid teda ei süüdistatud kunagi vandekohtu mõjutamises. Praegu ei ole Murdoch vabaduses, see peab olema selge. Ta kannab endiselt 27 aastast vanglakaristust finantskuritegude eest, kuid mõrvade süüdimõistmise osas saab ta uue kohtuprotsessi. Kohus ütles, et meil ei ole muud valikut, kui tühistada Murdochi uue kohtuprotsessi taotluse tagasilükkamine seoses Hilli ebasobiva välise mõjuga vandekohtule ja saata asi uuele kohtuprotsessile. Osariik püüdis sellele muidugi vastu vaielda. Nad väitsid, et tõendid Murdochi vastu olid ülekaalukad ja Hilli kommentaarid olid lihtsalt rumalad ja mööduvad. Kuid ülemkohus ütles, et tõendamiskohustus lasub prokuratuuril, kes peab tõestama, et pole mõistlikku võimalust, et vandekohut mõjutas miski. Ja osariik ei suutnud seda tõendamiskohustust täita. Prokuratuur väitis ka, et kaitse kasutas uue kohtuprotsessi taotlemisel valed standardid, kuid osariigi kõrgeim kohus ei olnud sellega nõus. Kohtunikud kirjutasid, et nagu 4. ringkonnakohus kinnitas, on Remmeri presumptsioon endiselt jõus ja kehtib. See aitab kaitsta kõigi süüdistatavate õigust õiglasele kohtuprotsessile erapooletu vandekohtu ees. Siin ründas Hill, Colletoni maakonna kohtusekretär Murdochi usaldusväärsust ja tema kaitset räigelt, käivitades seega erapoolikuse eelduse, mida osariik ei suutnud ümber lükata. Nagu alguses märgitud, toimus Hilli šokeeriv vandekohtu mõjutamine väljaspool silmapaistva kohtuniku ning osariigi ja kaitse suurepäraselt pädevate ja professionaalsete advokaatide juuresolekut ja teadmisi. Seetõttu oleme sunnitud tühistama kohtujärgse kohtuotsuse Murdochi taotluse rahuldamata jätmise kohta ning saatma asja tagasi uueks kohtuprotsessiks kooskõlas käesoleva lahendiga.
otsus tühistatud ja asi saadetud tagasi. Rääkisin lühidalt Alec Murdochi advokaadi Dick Harpootlianiga kohe pärast selle lahendi avaldamist. Ta alles luges seda, kuid kui me rääkisime, oli ta Alec Murdochiga telefonis ja rääkis talle uudistest. Mis nüüd edasi saab? Ma tahan kaasata Eric Blandy. Ta on Lõuna-Carolina advokaat, kes esindas paljusid Alec Murdochi finantskuritegude ohvreid. Ja Eric, ma tahan kohe sinu reaktsiooni Lõuna-Carolina ülemkohtu otsusele. Mind see ei üllatanud. Kas sind üllatas? Ei, mitte nende suuliste argumentide põhjal, mida me veebruaris kuulsime. Ma arvan, et suulised argumendid olid veidi šokeerivad, sest ma ei näinud ette, et Lõuna-Carolina ülemkohus läheb nii tugevalt peale kohtunik Tollile, endisele ülemkohtunikule. Ja ma ei arvanud, et nad lähevad nii karmiks oma küsimustega kohtunik Newmani otsuse kohta lubada finantskuritegude tõendid sisse. See oli šokeeriv kuulda, kui karmilt nad riigi vastu läksid ja kui leebelt nad suhtusid Harpootliani, Griffini ja Phil Barberi suhtes. Aga see otsus ei ole nüüd nende suuliste argumentide põhjal üllatav. Me alati arvasime, et Alec saab föderaalsel tasandil leevendust, sest see puudutas tema 6. põhiseaduse muudatusega tagatud õigust õiglasele vandekohtuprotsessile. Aga pole üllatav, arvestades suulisi argumente. Miks sa arvasid, et nad läksid? Miks sind üllatas, et nad olid nii karmid kohtunik Tolli suhtes? Ma küsin seda sinult, sest ma mäletan väga selgelt, Erik, kuidas me seisime Richlandi maakonna kohtumaja ees ja sa ütlesid mulle pärast seda, kui see uus kohtuprotsessi taotlus ära kuulati, sellel ühel päeval ütlesin ma sulle, et ta ei saa uut kohtuprotsessi. Miks sa olid nii šokeeritud? Sest ma arvan, et paljud meist, kes pole selle juhtumiga emotsionaalselt seotud, nägid, et sellel istungil oli kindlasti mõningaid probleeme. Isegi kohtunik Toll ütles, et Becky Hillil oli usaldusväärsusega probleeme. Õige, ja ta ei tunnistanud end lõpuks süüdi milleski, mis oleks olnud seotud tema sekkumisega kohtuprotsessi. Küsimus oli, kas kohtunik Toll rakendas osariigi standardit ja tema arvates oli State vs. Green õige standard. Ta arvas, et 11 vandekohtunikku olid kindlalt öelnud, et nende otsust ei mõjutanud miski, mida Becky Hill ütles või tegi. Kindlasti ütlesid need 6 vandekohtunikku, keda mina esindasin, et nad ei kuulnud kunagi, et ta oleks midagi öelnud. Ja ta leidis, et vandekohtunik Zed ei olnud usaldusväärne tema vastuoluliste vande all antud kirjalike ütluste tõttu. Ma lihtsalt ei näinud advokaadina, et meie ülemkohus läheks nii tugevalt endise ülemkohtu esimehe vastu, kui nad ise panid ta olukorda, kus tuli teha raske otsus. Ma alati arvasin, et Alexile tuleb mingisugune leevendus, võib-olla föderaalsel tasandil, aga mitte osariigi tasandil. Aga ma eksisin selgelt. See otsus ja ma tahan täpselt ette lugeda, mida kohtunikud selles lahendis kirjutasid. Nad kirjutasid põhimõtteliselt, et Colletoni maakonna kohtusekretär Rebecca Hill pani oma sõrmed õigluse kaaludele. Sellega võttes Murdochilt ära õiguse õiglasele kohtupidamisele erapooletu vandekohtu ees. Need kohtunikud ütlevad, et kohtunik Toll eksis. Nad usuvad ka vandekohtuniku see rohkem kui ülejäänud 11 vandekohtunikku. Nii et võib-olla natuke ka sellest, mida Eegleidi on öelnud. Aga nad panid suure rõhu sellele teisele kohtusekretärile, kes tunnistas, mida Becky talle selle kohta öelnud oli. Et Becky oli talle selle kohta raamatust rääkinud. Oleks parem, kui Alex mõistetaks süüdi, mitte ei jääks vandekohtus otsus tegemata või mõistetaks õigeks. Ma lihtsalt arvan, et ülemkohus eksis selles osas, et meie õigussüsteem peab töötama võrdselt nii meie halvimategi jaoks, mitte ainult meie parimate jaoks. Ja nad leidsid, et see oli liiga suur põhiseaduslik 6. parandusega tagatud õigus. Seda ei saa neile ette heita. Aga ma arvasin, et kohtunik Tollil oli täielik ja põhjalik ärakuulamine. Ja tead, ma ei olnud eriti mures, et kohtunik Newman tühistatakse samuti, kuna ta läks, nagu ülemkohus ütles, liiga kaugele ja liiga sügavale finantskuritegude uurimisel. Nad ei öelnud, et tal oli vale kasutada oma äranägemist nende lubamisel, aga ta läks liiga kaugele, liiga sügavale. Ja nad viitasid Tony Satterfieldi minu kliendi tunnistusele oma venna kohta, et ta oli haavatav täiskasvanu, mis tegelikult ei olnud kuidagi seotud motiiviga.
ma ei nõustu sellega. Nad ütlesid, et ta läks liiga kaugele ja liiga sügavale. Nad ütlesid, et tal oli õigus see lubada, aga see oli lihtsalt liiga palju. Ja see oli peaaegu nagu kohtuprotsessi sees. Sa peaksid nõustuma, Erik. Sa tead ju, et tunnistusi oli palju. See pikendas kohtuprotsessi kestust kõigi nende finantskuritegude tunnistajate ütlustega. Jah, aga ta sidus selle. Osariigi prokurör Creighton Wooders ja kohtunik sidusid selle mõrvaga seotuse ajaga, et see sisuliselt algas aprillis ja mais, kui Tony Satterfield helistas. Siis kui Alex sai pangast laenu ja Maggie ei olnud selle käendajaks. Kuni mõrvade hommikuni, mil Jeannie Setchinger tema poole pöördus. Umbes $795,000, mis olid kadunud ning Mark Tinsley 10. juuni istungil, kus Alex võidi lugeda kohtu suhtes lugupidamatuses süüdi. See oligi see seos. Ja tundub, et kohus oli sellega nõus. Lihtsalt nende 4 erineva rahalise sündmuse kohta antud ütluste ulatus oli ülemkohtule probleemne. Ma tahan tagasi minna vandekohtunike juurde. Sa ütlesid, et sinu esindatud vandekohtunikud ei kuulnud neid asju. Kuid tegelikult oli sellel uue kohtuprotsessi taotluse arutelul siiski mõningaid ütlusi, et nad olid eraldi ruumides. Kas sa siiski ei tunnistaks, et võib-olla lihtsalt sellepärast, et Becky ütles midagi teatud vandekohtunikele, tead, ta võis öelda midagi ühele vandekohtunikule ja teistele vandekohtunikele. Võib-olla ta ei öelnud seda teistele vandekohtunikele. Absoluutselt, ta ei pruukinud teha üldist avaldust, aga minu vandekohtunikud ei olnud kõik ühes ruumis. Nad olid üksteisest eraldi ruumides, nii et nad olid mõlemas vandekohtunike toas. Aga sul on 100% õigus, et me ei saa kindlalt teada, et Becky ei pidanud mõne vandekohtunikuga privaatset vestlust, mida ta ei pidanud kõigi vandekohtunikega. Alec Murdoch saab uue kohtuprotsessi. Kui Alan Wilson või tema eelkäija otsustab seda uuesti kohtusse anda, mis on sinu ennustus? Sest paljud neist inimestest, kes praegu peaprokuröri kohale kandideerivad, ütlevad, et nad viivad ta uuesti kohtusse. Muidugi, ma mõtlen, Maggie ja Paul väärivad õiglust. Õiglusel ei ole ajalisi piiranguid. Õiglusel ei ole geograafilisi piire, kui kaugele sa seda taga ajad. Ma olen kuulnud Stephen Goldfinchilt, sest mina olin esimene, kes selle teema tõstatas. Kuule, järgmine peaprokurör, Alexi järglane peab selle otsuse tegema. Ma mõtlen, Alani järglane peab selle otsuse tegema. Kas me rakendame oma büroo ressursse osariigis ja kõikjal, kus see kohtuprotsess võib toimuda? Kui see ei tule tagasi Clarendoni maakonda, siis toimub see kusagil mujal. Ja vastus, mille sain Stephen Goldfishilt, ühelt kandidaadilt, oli jah, ma teeksin seda kindlasti. Ta ütles mulle seda tol päeval. Ja sellest ajast alates on kõik kandidaadid David Pascoe ja Stumbo öelnud, et nemad teeksid seda samuti. Kahjuks tead, see juhtub. On olukordi, kus toimub mitu kohtuprotsessi. Ma mõtlen, John Gottil oli 5 kohtuprotsessi oma läbikukkunud protsessidega, aga see saab olema teistsugune protsess, sest ülemkohus kindlasti manitseb seda kohtunikku, kes seda protsessi juhib. Kui sa lubad osa neist 404 iseloomutõendi küsimustest menetlusse ja teed oma 403 kahjustava mõju kaalumistesti siis, kui sa need lubad, ära lase neil minna nii kaugele, et need imbuvad kogu kohtuprotsessi ja võivad mõjutada selle tulemust. Kes Alex mõistetakse süüdi mõrvas või mõistetakse ta mõrvas süüdi, sellepärast, et ta oli alatu rahaline varas. Me jääme ootama. Aitäh, Eric Bland. Aitäh, et mind saatesse kutsusite. Saime just avaldused Murdochi kaitsemeeskonnalt ja Lõuna-Carolina peaprokurör Alan Wilsonilt. Esiteks Murdochi kaitsemeeskonnalt. Avalduses öeldakse, et ülemkohtu tänane otsus kinnitab, et õigusriik on Lõuna-Carolinas endiselt tugev. Kohus leidis, et Becky Hilli käitumine kohtuprotsessi ajal ründas Alec Murdochi usaldusväärsust ja tema kaitset. Kohus kirjeldas õigesti tema käitumist kui hingematvat, häbiväärset ja Lõuna-Carolinas enneolematut. Me austame otsust, mis tegi selgeks, et uus kohtuprotsess peab olema esimesest väga erinev. Esialgne vandekohus kuulas üle 12 tunni tunnistusi Aleki finantskuritegude kohta. Kohus leidis, et need tõendid läksid kaugemale sellest, mis oli vajalik ja põhjustasid ebaõiglast eelarvamust. Uuel kohtuprotsessil seda ei lubata. Alec on alguses peale öelnud, et ta ei tapnud oma naist ega poega. Ootame uut kohtuprotsessi, mis viiakse läbi kooskõlas põhiseadusega ja selle kohtu antud juhistega.
ja peaprokurör Alan Wilson, kes kandideerib nüüd kuberneriks, ütleb, et ta viib Alec Murdauchi uuesti kohtu alla. Wilsoni avalduses seisab. Kuigi me austusega ei nõustu kohtu otsusega, püüab minu büroo jõuliselt viia Alec Murdauchi, Maggie ja Pauli mõrvade eest võimalikult kiiresti uuesti kohtu alla. Olgu see selge, see otsus ei tähenda, et Murdaugh vabastatakse. Ta jääb vanglasse oma finantskuritegude eest. Keegi ei ole seadusest kõrgemal. Ja nagu alati, jätkame õiglusest võitamist. Jack Elan crime'i juurde, et olla kursis kõigi uute arengutega, mis puudutavad Alec Murdauchi võitu Lõuna-Carolina ülemkohtus ja liikumist tema uue kohtuprotsessi suunas. Ja sellega ongi selleks korraks Crime Fix läbi. Mina olen Angelette Levy, suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.